tere taas! Ma loodan, et ka teised aednikud nõustute minuga, et see esimene kevadine vitamiin tegelikult ei tule üldse tabletina, vaid hoopis tuleb potis. Olgugi, et ma planeerisin ette kasvatada endale sarvkannikesi, mida ma tegelikult eelistan võõrasemadele, siis mu plaan luhtus täpselt see hetk, kus leinasääsed, nende vastsed sõid minu sarvkannikesed ära. See on äärmiselt alatu tegu, aga mina olen jällegi nüüd pisut targem ja oskan edaspidi sellega arvestada, et nad siiski on minu kodus olemas. Aga sellegipoolest, ega siis on ju alati asendusi ja siis kes suudakski sellistest ilusatest suurtest toitest külmalt mööda jalutada. Mul on tegelikult üks terrassipott siin, millel on juba, ma arvan, selline 6-7 aastane ajalugu. Et siis ma saan teile näidata ka, kuidas ma seda mulda siin pidevalt värskendan, ilma et ma väga palju vaeva näeks ja siis teeme koos ühe vitamiinipoti siin. See pott on jah tõesti, ma arvan, ma ei tea enam, eks ole, aga ma olen kuskil 6-7 aastat siin olnud ja väga võimalik, et see esimene nii-öelda muld võis olla siin turbabaasil. Aga kõik järgnevad aastad ma olen siia juurde pannud enda koetud komposti. Ja tegelikult pärast seda, kui mul on olnud siin mingisugused kevadlilled, siis suve teises pooles on mul olnud siin, munakoored tulid alt üles. Suve teises pooles mul on olnud siin kas mõned teetaimed või ürdid, sest see on mul ka uksele nagu strateegiliselt hästi lähedal, sest on hea lähedal võtta, et ei pea päris aeda jalutama. Põhja ma olen pannud neid lekapabulaid. Aga nüüd jah, kuna ma olen teda ka niimoodi siis korra aastas läbi seganud, siis nad on juba põhjast üles tulnud, nii et ma ei teagi. Siit küll vesi pääseb välja, ma tegin selle poriseks, aga drenaaž ilmselt siin all enam ei tööta. Nii, ja ma ausalt öeldes ütleks, et ma turbas siin enam midagi ei näe, aga kindlasti sellises suures potis teda ei pea täitma tervenisti mullaga, et võib-olla kuskilt siiamaani, et siia põhja võib panna tegelikult ükskõik millist materjali, mida kellelgi käepärast on, kes armastab panna põhku, kes armastab panna oksi, kes armastab panna kuusekäbisi, mida iganes. Tegelikult olen ma lihtsalt iga aasta siia natukene juurde seganud komposti ja selle ka ma just sõelusin, seepärast ongi ta nii ilusat tumedat värvi praegu, aga ta ei ole nagu kõige paremini lagunenud kompost, aga sellest pole mitte midagi, et osa ma segan siia peamisesse kihti sisse ja osa ma siis panen siia multsiks peale, et siis ei hakka ka lendlevad umbrohuseemned siin idanema. Ja siis mul tegelikult muud hooldust siin ei olegi, kui vahepeal pean kastma. Mis mulle hirmsasti meeldib selle juures, et see siin ei ole turvas, mida muide ka poes mõnikord müüakse mulla nime all, sest nad nii tahavad lihtsalt teha, kuigi ma ütleks, et see on väga alatu tegelikult nimetada substraati mullaks, kui ta tegelikult seda ei olla ei saa. Ja muld on üldse hoopis teine lugu. Muld ei saa ka areneda sellises potis, et muld on ikkagi see, mis on rikkumata maastikul meie jalge all, eks ole. Sellest räägime teine kord. Ühesõnaga, mida ma olen siin siis aastate jooksul teinud selliselt, et see minu jaoks hästi toimib, on see, et ma siis peamisesse kihti olen pannud komposti ja eks ta tegelikult aja jooksul natukene vajub ka ja see on täiesti normaalne. Seda ta tegema peabki, aga siis ongi võimalik niimoodi väikeste portsude haaval iga aasta natuke juurde panna, et kindlasti ei ole vaja kogu seda potti sisu välja vahetada. Küll aga on see vajalik siis, kui te kasutate tõesti turbabaasil toodetud substraate, sest et turbas ise ju ei anna taimedele mitte midagi muud, kui ta ainult annab juurtele selle keskkonna, kus nad saavad areneda. Toitainet te peate ikka ise sinna juurde panema. Eks see sageli ongi natukene eksitav, et on turbamuld, et eks need toitained on sinna ikkagi sisse pandud siis mineraalväetiste näol. Te lihtsalt teie silmaga ei näe neid, aga pakendilt saate lugeda. Need võõrasemad, siin ei ole isegi juurekeerdu, siin ei ole isegi midagi lõhkuda, et üldiselt võib-olla kui natuke hiljem ostate selliseid taimekesi, siis mõnikord siin all on selline suur juurekeerd, see tuleks siis kätega lahti murda, sest kõik need kohad, mis te olete lahti murdnud, sealt hakkavad siis juured arenema ja siis taim ilusti juurdub see sisse. Aga
eks ma ise olen ka natukene kahepalgeline, mis ma siin räägin, loomulikult ka need taimed on kasvatatud puhtalt turbosubstraadil, aga see ei tähenda, et mul on võimet nendest taimedest poes mööda jalutada. Üldse näidake mulle ühte inimest, kes armastab taimi, kes suudab siis kevadlilledest vähemalt neid imetlemata mööda jalutada, et ma sooviksin temaga tutvuda. Nii, et siin on selles mõttes see istutus on maailma lihtsam, sest kõige suurem töö, see etteistutustöö on ju kellegi teise poolt ära tehtud. Vaatame, kuidas siin on. No siin ei ole ka mitte midagi lõhkuda, selle võib täpselt samamoodi see istutada, et need taimed on nii hästi ajastatud, et nad võiksid veel vabalt seal kusagil riiulite peal kasvada mitu kuud. Siin on potis veel nii palju ruumi. Ja nagu näha on ka, siis neil on siin neid õienupukesi palju tulemas. Üldiselt, kui lilli ette kasvatatakse suveks 1-aastaseid, korras ema on, eks ole, tegelikult 2-aastane, siis need esimesed õied võetakse ära selleks, et see taim siis saaks aru, et ta võiks oma ressursid sellisel väga varakevadisel perioodil suunata hoopis sellesse, et korralikult juurduda ja haruneda, et siis võetakse õied ära, sest kui õis peaks ka veel tolmlema, siis ta hakkab hoopiski seemet kasvatama ja siis ta suunab oma ressursid hoopis kuhugi mujale. Nii, ma praegu täiesti teadlikult istutan nad siia hästi tihedalt, kuigi tegelikult natuke rohkem võiks olla see istutusvahe. Aga mõned isegi ütlevad, et nad panevad kuni 50 taime ruutmeetri peale, sest te kujutate ette seda tihedust. Osad ütlevad, et 30 taime, et siis on kena. Minul on ka siin ikka päris nagu tihe, et ma ka selle mulla taseme siin potis tõstsin natuke kõrgemaks, et ta paremini välja paistaks, aga nad kasvavad ikka selliseks niimoodi. Ja minul meelega ka siin natuke sellised külmemad toonid omavahel kombineeritud. Ja nüüd on seda sama komposti, mis on küll äsja sõelutud, aga ta ei ole nii hästi lagunenud. Ja see on tegelikult hästi tore, sellepärast, et ta laguneb siin edasi. Ja sellises potis ei juhtu ka midagi, kui mõned vihmaussid on kaasa tulnud. Nad ei saa siin midagi pahandust teha, neil on siin piisavalt toitu. Ja muidu potis vihmauss võib natuke käituda nagu kahjur, et siis, kui ta ikkagi nälga jääb, ta mingil juhul võib hakata ka elusaid taimi sööma. Aga see on tõesti selline äärmuslik näide praegu. Et siin on hoopis üks pahalane. See on ainuke elukas, kelle ma hea meelega oma aias ära tapaksin, on naksurlase vastne. Need on tõeline mõrvar, ta lihtsalt sööb elusaid asju. Ja need on tõesti ainuke loom, kes minu aias ellu ei jää. Nii, ja mis mulle väga veel meeldib, nende nii-öelda siis muldade puhul, mis on sellised mitmekesised selle poolest, millest nad koosnevad, on see, et see oma tehtud substraat hoiab hirmus hästi niiskust, et kui neid turbamuldasid nii-öelda peab tegelikult väga palju kastma väga sageli ja kui on ka väga soe, siis kasvab mitu korda päevas või siis siia mingisuguseid kolmandaid asju sisse segama, mis niiskust hoiavad, siis tegelikult selline koduse komposti najal tehtud muld, et ta ei kuiva läbi. Ja isegi kui pealt tundub, et on kuiv, siis siit alt tuleb veel niiskust peale ja siis on taimel ka huvi oma juuri sinna sügavamale ajada, et sealt siis niiskust võtta, mis tegelikult annab ka aednikule tegelikult natukene paindlikkust, et kui on jällegi kuumem päev, et siis ei pea kohe kastekannuga jooksma ja taimed ei lähe kohe lungu. Et selles mõttes kastmisel peaks ka jälgima seda, et pigem kui kasta korralikult, nii et terve pott on märg, mitte ainult kasta selle poti peamist kihti, siis need juured arenevad igale poole see poti laiali ja taim saab ise endaga palju paremini hakkama. Nii. Kuna siin mingit juurekeerdu ja erilist lõimamist ei olnud, siis oli nagu lihtsalt kõige lihtsam istutamine. Kogu see asi siin tegelikult on märg, aga miks ma kastan, on hoopis seetõttu, et ma veel tahaks, et see vesi viiks mulla rohkem veel sellele juurepallile lähedale, et niiskusest ei ole siin puudust, aga vesi lihtsalt praegu aitab seda, et see istutus on tõesti hästi hea. Ja et juurtel on siis selle mullaga hästi hea kontakt. Ja ma tegelikult väga ei julgegi valada.
ma näen, et see läheb siit ilusti ära. Ja selle kompostiga mulčimise juures on see ka tore, et kui tegelikult mulči ei tohiks panna taime siin ka juurekaelale nii lähedale, sest see võib selle taime ära lämmatada, siis sellise juba lagunenud kompostiga, et sellega seda ohtu nagu nii palju ei ole. Aga kindlasti ei tohi ka liiga sügavale istutada. Nii, see on siis mõned minutid peale arvutis veedetud tööpäeva ja minu kevadised vitamiinid.